tere, armsad inimesed. Siin on meil uus raamat, Meie talu elu. Ja mina olen kirjastaja ja autor, taluperenaine, ka natukene algaja, Epp Petrone. Ja siin on minu 2 sõpra. Tervitame kõiki saabuva sõbrapäeva puhul. See on minu sõber, vahel kutsun teda Vinskeks Memmeks, väike müü on tema hüüdnimi ehk Ülle. Ja siin on raamatukonsultant ja minu tütar Maria, tulevane Vinske memm ja taluperenaine. Ja see raamat, mida me nüüd tund aega oleme saanud katsuda, jõudis siia meie kanti Kagu-Eestisse äsja just. Ja see on tegelikult siis, nagu võiks öelda, kirjavahetus, kus me rääkisime, kus mina hakkasin tegelikult sinu käest küsima umbes aasta tagasi. Siis kui oli see aeg, kui enam ei saanud alati kokku saada, sest et oli koroonaviiruse hirm ja siis mul oli nii palju küsimusi ja siis ma muudkui saatsin sulle kirju. Mis tunne sul oli, kui ma küsisin sult selliseid vahel päris võib-olla rumalaid küsimusi? Mingis mõttes oli see nagu lapsepõlve elluäratamine. Et ma olin päris pisikene, kui vanaisa mulle paljusid asju õpetas ja ma imestasin ise, kust need asjad kõik välja tulid ja meenutused. Ja vahel oli minu suust küsimusi, mis sind natukene võib-olla naerma ajasid, et mul sellised küsimused taluelu kohta tekkisid või? Aga ükski küsimus ei ole rumal küsimus. Ja tegelikult siis, kui ma sain aru, et see on väärt jäädvustamist, sest et väga paljud ei tea neid asju. Ja praegu on just see aeg, kus paljud tahavad aru saada, mida tegelikult peale hakata, kui ei ole näiteks suhkrut saadaval, kui ei ole elektrit. Ja sina ikkagi tead neid asju. Peale selle tead sa ka seda, mida suhkru ja elektriga peale hakata. No seda kindlasti. Maria, mis mulje sinul jäi sellest, kuidas moodi meie siin 2 memme seda raamatut tegime? Väga hea mulje. Väga hea mulje jäi. Kuidas sina üldse mäletad, kuidas moodi see väike müü meie ellu ühesku tuli? Ma mäletan, et me sõitsime siia, et need lillid sulle ja siis ta ütles, et kalkunid on, eks ma küsisin vaatama minna ja seal oli mingid hästi mõnnud kalkunid ja pakkus muiga. Kinkis vist. Kinkis. Me tulime esimest korda siia, sest et olid mingisugused lilled saadaval, sest et sul oli nii hiiglasuur lilleaed ja sa tahtsid seda vähendada. Ja, see käis üle jõu juba. Ja minul oli just tahtmine omale lilli juurde saada ja mina kaevasin lilli välja ja avastasin, et Maria oli kuskil ära kadunud koos sinuga. Ja. Kuhu te läksite siis? Tookord? Me läksime aeda. Lauta äkki või? Jah, lauta. Ja enne kui ma aru sain, mis toimub, oli juba kokku lepitud, et 2 kalkuni tibu oli meile eraldatud. Jah. Ja sellest algas kõik mõnes mõttes. Ja. Läks edasi, hakkas arenema meie kalkuni armastus ja kanaarmastus ja siin raamatus on sees, ma ei tea, kas siit näha on, aga siin on näiteks Kuritädi, selline väga tähtis tegelane meie laudast, kes kõige teistele tuuled alla teeb. Mida me oleme väikselt müült saanud? Peale nõu. Nii palju asju. Peale nõu, hea nõu, peale kalkuniibude. Kala. Kanu oleme saanud, oleme vastu olnud ja kukki, sest et õiges talus ikka käib verevahetus. Taimed oleme saanud. Ja siin on piltidelt ka näha see, mismoodi me tegime seda ettekasvatust, mis ei tulnud minul küll alati väga hästi välja, sest ma tegin mõndasid asju liiga varakult ja sa said jälle naerda selle üle. No ega ma nii väga ei naera, ma olen ise ka kunagi alustaja olnud ja eksinud paljude asjadega. No meie tegelikult naersime seda natukene, et sul oli kalkun kööginurgas audumas. No heas mõttes naersime. Ega sa ikka ka päris tavaline normaalne memm ei ole. Jah, aga praegugi ta tuleb paari päeva pärast siia ahju taha ja hakkab uuesti hauduma. Juba kokku lepitud? Ja, juba on kokku lepitud, ta käib tuppa munele iga päev. Mul
ma tegelikult soovitaksin seda raamatut kõigile neile, kes armastavad loomalugusid nagu James Herriot ja sellised ja kui tahad talust. talust saab teada, aga seda raamatut soovitaksin. kas äkki neile, kellel maitsevad head supid? jah. sest see on üks kuldaväärt lause, mida Maria ükskord ütles. et väiksel müül peab külas käima. sest tal on alati nii head supid. ja siis sina imestasid, et kas talusuppidest saab siis mingisuguseid nippe ja retsepte ka. aga sai siia raamatusse päris palju jaa. kirja pandud neid retsepte ja hoidiste retsepte ja õpetusi. ja tõepoolest ka see, kuidas moosi teha, kui suhkurt ei ole. jaa. korilusest, seentest ja marjadest, kõigest sellest ma sain ka päris palju rohkem teada tänu sulle. et mul näiteks meeles, kuidas me ükskord sõitsime autoga mööda ühest kohast, kus mina ütlesin, et läheks vaataks, kas seal on seeni. ja sa mingi poole pilguga korra vaatasid sinna, seal kindlasti ei ole. see on liiga kõrge. et kes siis mäe otsa seeni läheb otsima, umbes niimoodi. ja mõtlesin, et mina ei olnud kunagi niimoodi maastikku osanud vaadata, et peaks vaatama, et oleks madalal, et seened on rohkem madalal ja aga see oli kuiv aeg. jaa. siis oligi vaja seeni madalalt otsida. jaa. ja siin pildi peal kuskil raamatus on näha poole päeva seenenorm, mis sina ja su mees suudate korjata. no meie peame veel harjutama, et nii palju kukeseeni korraga korjata. ja siis teeme võistluse. ja võib-olla teeme võistluse. taluelu jätkub. ja selline on meie taluelu ja laupäeva õhtu ja varsti lähed sauna. just. ja ja üks asi, mis sa aitasid mulle ära defineerida, on see, kuivõrd aastaaja rütmis käib taluelu ja kuivõrd mõnus aeg on talv. sellepärast, et talvel on aega iseenda jaoks uusi raamatuid kirjutada ja lugeda. ja see raamat algab just nimelt sellisest talvisest, ta algab nagu eelmisest aastast, eks ole, eelmise aasta veebruarikuust ja siis, kui juba hakkab see, et mingi kevad hakkab tulema vaikselt hinge ja pottidesse ja siis tuleb terve see aastaring kuni uue hingetõmbe ajani. head lugemist!